Tundub lihtne tehaseliin, aga selle taga on hulk seadmeid, mis detaile ette annavad, värvi tunnevad ja sordivad. Taolised seadmed on igas tehases ja nende autoriks mehhatroonikud. Jürgen ja Arnold on Tallinna Tööstushariduskeskuse õppurid. Kuid mis on üldse mehhatroonika? See ongi mehaanika, elektroonika ja infotehnoloogia ehk siis arvutiga. Ja nende kõik koosmõju, et mehaaniliselt ehitame masina valmis, elektrooniliselt anname talle põhimõtteliselt toite järgi ja arvutiga paneme ta mingit tööd tegema. Mitte miskisi maailmas ei sünni mehhatroonikuteta. Igal viimsel asjal on mehhatrooniku käsi sees olnud. Kõige paremad näited on tehased. Kõik tehased on põhimõtteliselt üles ehitatud mehhatroonikute poolt. Kalevi kommivabrikus seal on tööl mehhatroonikud, igal pool mujal tehastes on mehhatroonikud tööl. Kuid need kutseõppurid on Eesti parimad mehhatroonikud ning Haridus- ja Teadusministeerium koos sihtasutusega Innove saadab nad oktoobri keskel Abu Dhabisse maailma noorte kutsemeistrivõistlustele WorldSkills. Seal tuleb neil 4 päeva jooksul panna kokku masinaid, leida neist meelega tehtud vigu ja seda kõike efektiivsel ja ökonoomsel moel. Kõige lihtsam hindamiskriteerium on, kas masin töötab või mitte, aga punktide saamisel on ka palju varjundeid. No kõigepealt ongi, et vaadatakse, kas asi töötab või ei tööta. Kui ei tööta, siis hinnatakse sinnamaani ära, kus masin töötab, et siis mingid punktid sealt anda. Siis järgmine asi vaadatakse, kui on nagu kokku pandud, et kas siis need elektrisignaalid, mis seal liiguvad või ei liigu, on need andurid ka õigetes kohtades. Ja siis lõpuks vaadatakse ka väljanägemist, et kuidas see stend välja näeb, et kas oleks nagu ise ka nõus sellist endale firmasse võtma vastu või ei ole. Millega annab seal alt minna? Kõigega natukene, et kui 1 millimeeter läheb asjast mööda ja siis toorik ei jõua õigesse kohta. Mõlemad poisid ütlevad, et mehhatrooniku eriala on väga mõnusalt mitmekülgne ja see oligi nende jaoks valikukriteerium. Alguses oli ikka palju asju, mida õppima minna, et IT-d või mehaanikat kuhugi ülikooli, aga mehhatroonika eriala sisaldab kõike, nii et sa saad õppida põhimõtteliselt kõiki asju samaaegselt, mis on ideaalne. Mis omadusi on vaja mehhatroonikul, et oleks hea mehhatroonik? Palju loogilist mõtlemist. Tööpuudust nii vajalikul erialal ei ole ning Eesti kutsehariduse tase olevat nii hea, et meelitab siia ka välismaa õppureid. Ega tööpuudust ei ole, et kõik otsivad. Isegi toiduainetööstus valmistajad, nendel on ka vaja liine hooldada ja sinna ka otsitakse inimesi. Või siis, ma ei tea, Harju Elektris näiteks elektrikappide ehitajad, sealt ka otsitakse inimesi ja nii edasi. Kui võtta ülikoolis on, siis see on ikka päris suur konkurents juba, isegi välismaa õpilased tahavad nagu päris palju sisse tulla. Lisaks mehhatroonikutel osalevad Eesti esindajatena WorldSkillsil ka restoraniteenindaja, plaatija, ehitusviimistleja ning maastikuehitajad.